Mis seis on? Seis. Praegu on hästi, kuna on suvi. Ma just mõtlesin ausalt öeldes sellele, et vaesed muusikud, et kui on nagu eriolukord, nagu just oli, et mida te vaesekesed pihta hakkate? Tegelikult on erinevaid võimalusi olnud, ütleme, mina tegin siis live-kontserdid näiteks üle siis veebi ja muud ei saanudki teha tegelikult. Jah. Kas selline eriolukord panigi siin näiteks vahetama või lisaameti kõrvale võtma nagu maakleri ameti? Maakleri ameti peale ma olen tegelikult väga pikalt mõelnud, isegi väga pikalt enne koroonat ja koroona lihtsalt andis võimaluse seda õppida. Ja ausalt öeldes ma siiamaani õpin seda. Igasuguseid selliseid lahendusi ja selliseid nurgataguseid asju on veel selle ameti juures, mida ma veel ei tea. Mis sulle selle ameti puhul kõige rohkem meeldib, mis sulle kõige vähem meeldib? Kõige rohkem meeldib erinevad disainid, mis on majadel. Aga osad on ikka päris õudsed ka. Kuidas sa ütled omanikule, kuule see on täielik peldik? No, siis ma ausalt ütlengi, sellepärast, et ma ikkagi üritan sinna poole pürgida, et ma müün seda, mis on nagu näha. Et seda, mis on, et ma ei hakka valetama inimestele kokku, et oi, villad ja värgid jõuad kohale, vaatad, ops, välikäimla on kuskil põllu keskel. Vaata. Et ikkagi üritan seda müüa, mis on. Väga õige. Ma ausalt öeldes natuke muretsesin su pärast ja ma mõtlesin, et võib-olla oleks tore, kui sul on veel üks amet, mida sa oskad. Et juhul, kui koroona ajal ei saa ei muusikat teha ega kortereid müüa, sest et ka majanduslanguse ajal on ka nende korterimüügiga natukene kehvasti. Noh, oleneb, kus sa siis täpselt oled sellel ajal. Igatahes, oled sa valmis minuga tulema õppima uut ametit? Lähme vaatame. Vaatame. Nagu me rääkisime enne peldikutest, mis tuleb ilusaks teha, siis me olemegi toonud Uudo kinnisvara hoolduse õpituppa. Maamees nagu ta on, ta saab käised üles kerida ja nii-öelda kõigest head saia teha. Uudo, mis sul roosa värvi vastu? Mulle ei meeldi see. Ma saan aru, et naiste küntel on see, aga seinadele see ei sobi. Ma ei tea, see on lihtsalt minu arvamus. Mulle meeldib, et asjad on nagu puhtad ja ilusad, ei ole väga kirevad. Et jah. Siis ma arvan, et see on sinu tööriist täna. Tavai. Sa ütlesid, et sulle ei meeldi roosa värv, aga mis siis, kui sa peaksid tütre kunagi saama? Mis värvi sa ta toa värvid siis? Paneme roosad täpid, kui ta väga seda tahab. Aga mitte tervet seina. Isa Uudo on rääkinud. Ja. Kuidas sul värvimisega on, et kas taju kui sellist? On ikka, jah, vabalt. Minu asi on see, et ma tunnen, et ma saan kõigega hakkama, mis on vaja teha. You can do it. Go for it. Et kui keegi teine on teinud selle ära, siis ma usun, et ka mina saan sellega hakkama. Oled sa valmis? Hakkame pihta. Hakkame pihta. Kui sa peaksid valima ühe inimese, kes seostub näiteks roosa värviga, kes on? Brigitte Susanna Hunt. Või siis selline heleroosakas on Liis Lemsalu. Sest ta paneb heleroosasid postitusi hästi palju, ainult selle pärast, mitte millegi muu pärast. Kindlasti see on tal mingi lemmikvärv, selle pärast, et kõik postitused on tal nagu roosad. Heleroosad just. Selline hästi mõnus malbe heleroosa. See on okei. Aga selline tumeda, mis nagu lööb näkku, siis on Tekkis. Sorry, amesta. Okei. Uudo, kuidas sul fännidega üldse on? Kas koduukse taga, akna taga passitakse? Mis hullu tehakse? Kus juures just hiljuti tuli üks fänn. Nõnda, ma alustan siis väiksemaga. Fänn, kes pani auto akna peale kirja, et ma elan su kõrval. Ja lisa mind Instagrami. Et see on mingi asi inimestele, et nad tahavad, et oleks nagu kuulsused jälgivad neid või nagu tuntud inimesed pigem. Sa võid sellest raha küsida. Jah, üks viiekas ja jälgin teid. Aga jah.
kuidas sul naine on õppinud selle tähelepanuga tegelema? Kes? Kuidas sul naine on õppinud sellise tähelepanuga tegelema? Kes naine? Kes? Vabandust. Ma ei tea, ema! Ema on ikkagi tegelikult väga nagu, ma ei tea, ta kogu aeg räägib mulle selliseid nagu õpetussõnu, et ära kuula ja värki, aga siis võtab jälle mingi kommentaariumi lahti, vaatab, et issand Uudo, tead, mis seal kirjutati ja nagu räägime ikkagi minu emast, on ju. Ja, väga hea. Tead, ta vahest nagu räägib ja siis ta ongi nagu, et ära kuulab, mina võtan hästi rahulikult, et kirjutatakse, mis tahetakse, kõik see, vaata. Aga millal sa viimati ise kommentaare lugesid? Ma ei mäleta. Ma absoluutselt ei mäleta. Kuidas sul on mõtted olnud välismaaga, sest näiteks kui sa ametikoolis lõpetad mingi ameti, sa saad kaasa ka sertifikaadi, et sa võid välismaale minna. Kas sul on olnud mingeid ideid? Välismaal isegi ei ole. Välismaal on pigem ainult nagu väga huvitanud see Austraalia pool, kus kõik noored käivad töötamas. Et seal nagu jalad alla saada, aga see on jällegi, kunagi ei tea, nagu, mis saama hakkab. Kuidas sul on suhe madude ja krokodillidega? Mulle meeldivad. Aga mitte küllalt palju, kui nad hammustavad hakkavad, siis on kehva. Uudo, kuidas teil koolis suhtuti ametikoolidesse? Ma ei tea, enamus nagu põhikoolist tutuskond läkski ametikooli otse. Võtsin suure pintsli nüüd. Võtan väikse pintsli. Nüüd ma panin eriti hullu. Mina süüdistan kaamerat. Kui oleks kodus rahulikult üksinda, siis on teine teema, siis ma olen väga täpne mees. Aga täna läks kahjuks, või tegelikult on kõik hästi, see on ainult kaamera jaoks. Üldse ei ole näha, pole mitte midagi. Selge, aga tõmbame teibid ära. Tõmbame teibid ära, jah. Uudol oli muidugi üks miinus tuli, aga mis kokku me talle hindeks paneme? 5 ma oleks pannud. 10 palli süsteemis või? Tere! Palun seda Lemsalu roosat. See on juba mingi trademark siis juba, ma arvan. Ma teile ütlen, see asi oli väärt midagi enne palju rohkem. Okei, aga selge. Siis selleks korraks lõpetame ja näeme juba järgmises saates. On ju, Uudo? Näeme jah. Nägemist.